Ma loodan, et meie reporter Taavi ei jää nüüd enam kunagi nälga, aga jätame toidu korraks kõrvale ja lähme improvisatsiooni juurde. Nimelt toimus hiljuti Tallinnas rahvusvaheline improteatrite festival TILT. Minuga stuudios on festivali peakorraldaja Rahel Otsa ja korraldusmeeskonnaliige Timo Talvik. Tere Rahel ja tere Timo. Tervist. Mida tähendab TILT? TILT tähendab improkeeles ootamatut pööret, ehk siis seda, mida me laval kõige rohkem ootame, ehk siis seda, kui stseen läheb mingis suunas ja äkitselt juhtub midagi sellist, mida sa üldse ei oodanud. Nii et kui tegelikult inglise keeles tähendab TILT ka kallet, siis improkeeles tähendab ootamatut pööret ja ma arvan, et meie festival oli täis tilte. Tegemist oli nüüd teistkordse festivaliga, et eelmine aasta oli esimest korda. Just. Väike kiire võrdlus, mis oli teisiti, mis oli sama? Eelmine aasta oli meil 2 päeva ja oli vist 5 riigist äkki. Ja see aasta oli siis 3 päeva ja 7 erinevast riigist esitajaid. Et kokku 11 truppi ja 7 erinevast riigist. Kuidas muidu selle aastane TILT läks 3 päeva? Läks kõik väga hästi. Ehk siis läks väga suurepäraselt. Kõik esinejad olid rahul, kõik publik oli rahul, et väga-väga hästi ja eks näeb, kuidas järgmine aasta läheb. Aga siis mis järgmine aasta oodata võib? No me oleme nüüd proovinud seda, et kui suureks me suudame seda festivali ajada, et sel aastal tõesti oli siis 7 erinevast riigist esinejaid ja lisaks sellele ka töötubasid palju rohkem ja mingeid lisaüritusi sinna juurde, et vaatame, et kui suureks ja pikaks me selle festivali suudame ajada ja kui palju jätkub Eestis impropublikut. Ma mõistan, et festivalist võtsid osa ka siis kõik Eesti improteatrid ja grupid? Peaaegu kõik. Peaaegu kõik, jah. Et meil on neid truppe on viimasel ajal juurde tekkinud ka, et suuremad olid esindatud, ütleme siis. Aga et nüüd ongi tekkinud see olukord, et gruppe ja truppe nagu on, mõned on suurem, mõned väiksemad, et kuidas siis Eestis improteatriga on, kas on selline uus tõusev trend? Tahaks loota, et improteatri iseenesest on selline formaat, millega kui sa käid selle vaatamas või kui sa hakkad sellega tegelema, siis see haarab niimoodi kinni, et need inimesed, kes on käinud improteatrit vaatamas, need hea meelega tulevad jälle. Et on ka väga palju neid, kes pole kunagi jõudnud ja mul ei ole aega, tead, täna ma ei saa ja homme ma ei jõua, aga eks on see julge publik, kes on tulnud vaatama ja kellest enamasti on ka publik jäänud. Kuidas te ise hindate, kas olete veel kuskil kaardinate taga või juba hakkate jõudma ka suurtele lavadele? Eestis on esimene improteater ju loodi 5 aastat tagasi, nii et eks ta omajagu lapsekingades on. Festivali saime käima eelmine aasta. Koondlehekülg, kus on siis kõikide Eesti improteatrite mängukava, sai ka üles eelmine aasta, et siis arengut on ja palju on tehtud, aga palju on veel teha. Samas on ka see, et eelmisel aastal oli ju Palume lavale saade TV3-s, mis tegelikult on ka impromängude põhine, et seal võib-olla tehti küll natuke teistsugust improvisatsiooni kui teatrilaval näha võib, aga siiski see tõstis ka selle termini improteater tuntust suuremaks. Nüüd eestlastele muidugi meeldib võrrelda ennast naabrite maailmaga, et kus tasemel on Eesti improteater, mõtleme näiteks lätlaste või leedukatega, kui hakkame kodulähedalt minema? Ma pean ausalt ütlema, et leedukaid ma ei ole kunagi näinud. Ma ei oska öelda, ma tean piisavalt või ma tean nii palju, et Leedus tehakse päris palju koolides improteatrit. Aga suuri teatreid ei ole väga kuulnud, et seal oleks. Lätis on küll hulk teatreid ja ma ei ütleks, et seda on kerge võrrelda, et neid improteatri formaate ja stiile on mitmeid erinevaid ja ma ütleks, et me oleme täitsa õiges kohas. Nüüd stiilidest ja formaatidest räägides, siis me tahaks ka proovida teiega ühte uut huvitavat formaati. Nimelt me tahaks proovida Impro Tudeng TV-d. See siis näeb välja selline, et ma olen korraks seal lauale peitu. Nii palju, kui ma mahun. Ja siin on siis meil välja mõeldud sellised väiksed teemad ja väiksed fraasid. Teemades peate tegema uudised ja fraase peate kasutama uudiste sisse lugemisel. Et Rahel, palun, sa saad tulla siis siia minu kohale. Timo, sa siia. Rahel, sinu kaamera on see seal. Tervist. Timo, sinu kaamera on seal. Ma nüüd vaatan. Nii, kõigepealt. Nii, siit siis valige endale 2 teemat, 2 uudist. Nii, 1 ja 2. Ja siit valige siis endale, vaatan, 2 fraasi. Väga hästi. Ma arvan, et ma nüüd lahkun ja jätan stuudio teie päralt. Tere õhtust ja tere tulemast vaatama meie tänaseid uudiseid. Tere tulemast tõepoolest.
meie tänane esimene peauudis räägib sellest, et Hendrik Saal-Saller on asunud tööle kirikuõpetajana. Mis on tõepoolest väga-väga positiivne, väga oodatud väga paljude inimeste poolt. Just, sellepärast, et ta on juba pikemat aega väga-väga palju avaldanud inimestele muljet oma lauludega, pannud noori tüdrukuid enda poole õhkama. Seda võib tegelikult nimetada lausa religiooniks, mida ta on enda ümber loonud ja see, et ta asus tööle kirikuõpetajana, see on ainult väga oodatud uudis. Ja ma pean ütlema, et kohalik ajaleht Järvamaa Teataja kommenteeris seda, kui ehitusmees tegi plekist katuse. Just, ma arvan, et umbes siuke võrdlus sobib sinna väga hästi. Ja järgmiseks uudiseks on meil siis, et Ansip ja Savisaar käisid koos saunas. Oi! Tõepoolest, et see oli muidugi SL Õhtulehe kaantel oli antud uudis ja ega siin väga palju ei olegi, et nad vihtlesid, said äkki vana mustuse omavahelt maha pestud ja üks sarvik ostab autot, ütles igatahes Savisaar Ansipile tollel ajal, et äkki see oli mingi salajaline kood või mingi fraas, ma tõesti ei oska aimata, aga seda panid SL Õhtulehe tõesti toimetuses kõik tähele. No ütleme ausalt, ega need üks sarvikut, nii sarvikut ütlesid väga palju kaugemal ei ole, nii et selles mõttes on täiesti arusaadav, millest see kommentaar tuli. No just, eks ole, eks ju. Aga meie eelmine uudis räägib täna sellest, et mis juhtuks siis, kui meelelahutajad töötaksid matustel. See on tegelikult ka üks tõusev trend maailmas, võib-olla te olete sellest praegu veel vähe kuulnud, aga matusete teate on selline kurb koht, kus kõik on väga masendunud, nutavad palju, kõik see on hästi depressiivne. Aga sellega poolest tegelikult peaksime hoopiski olema õnnelikud selle inimese üle. Mõnikord on vanem inimene, kes lahkus meie hulgast ja tegelikult me peaksime olema head meelt tundma selle üle, et ta saab ehk paremasse kohta. Nii et meelelahutajad tegelikult peaksid minema tööle matustele. Ja seal lisaks kommenteeris seda uudist ka BBC, et kapten on täna kaine. Et see tõesti on päris õige uudis ja uudiste toimetaja ei ole mingeid eilne viski ei ole talle halvasti mõjunud. Kapten on täna kaine ja tõesti on uus trend, et meelelahutajad töötavad matustel. Ja nüüd viimase ankru uudisena. Tegevused, mida sa ei taha vana inimesest tegemas näha. Ehk siis no te võite ise ette kujutada, mis on need tegevused, mida te ei taha vana inimest tegemas. Aga sinna alla kuuluvad kindlasti rulluisutamine, langevarjuhüpped ja... Mina ütlen ausalt, et mina ei tahaks... Ei, ma ei hakka sellest parem rääkima. Igatahes selle kohta tegi Stanfordi ülikoolist tehti selle kohta uuring. Nii. Ja tuli välja, et tõesti inimestel on täpselt samad arvamused selle kohta, mida nad ei taha näha vana inimest tegemas. Ja mis oli see, mis oli kõige peamine asi, mida ei taha näha? Kõige peamine asi oli lapsehoidja kukkus jää peal. Et nad ei taha, et nende vana inimene, kes on juhuslikult lapsehoidjaks, kukuks jää peale, et see oleks nende jaoks väga suur löök. Ja et tuleb ikkagi vaadata, et kus ja kuidas täpselt lapsehoidmine toimub. Ja sellega ongi meie uudised täna lõppenud.